Facelift ehk näo ringlõikus on siis operatsioon, mida tehakse näonaha vananemise tagajärjel. See lõikus sobib naistele alates 40–45 eluaastast. Varem seda kindlasti tegema ei pea. Otseseid vastunäidustusi sellele operatsioonile ei ole. Ka vanuseliselt seda operatsiooni võib ka teha inimesele, kes on 70-aastane, kui ta on hea tervise juures. Näoringlõikuse operatsiooni kestvus sõltub, millist meetodit täpselt kasutada. On olemas nii-öelda kergemaid variante ja variante, kus minnakse näopiirkonda sügavamale. Operatsioon võib kesta 3 tunnist 7 tunnini. Mid-facelift on kesknäo tõstmine ehk siis piirkond, mis jääb silmade, suu ja nina alla ja see tõstab nii-öelda kesknägu. Tavaline facelift kesknägu ei tõsta, see rohkem pingutab lõuvajoont ja kaelapiirkonda. Mid-facelifti ehk siis kesknäo tõstmist ja tavalist facelifti tehakse tihtipeale koos, et saada paremat lõpptulemust. Facelift otseselt näotundlikkust ei mõjuta, teatud tundetus on ajutine ja see taastub paari kuu kuni aastaga, miimikat ta ei mõjuta. Armid tavaliselt teeme sinna piirkonda, kus neid ei näe, kõrva ette, juuste piirile, kõrva taha, ka juuste piirile. Kui otseselt neid mitte vaadata, siis neid ei näe, ehk siis tavaliselt professionaali silm võib neid märgata, muidu need on nähtamatud. Operatsiooni tulemus võib püsida aastaid, konkreetset tähtaega ei ole, kaua ta püsib. Võib olla, et 20 aasta möödudes on tulemus väga hea, võib olla, et paari aasta möödudes hakkab vaikselt nägu ära vajuma. Rusikareegel on see, et tulemus võiks olla hea 10 aastat. Siis võib seda vajadusel korrata, aga muidugi ei pea. Kõik sõltub inimese enda kudedest ja elustiilist ja kaalust. Mida paremad on inimese koed, seda kauem on ka tulemus. Suitsetamine on loomulikult kõige halvem kombinatsioon faceliftiga. Taastumiseks tuleb varuda piisavalt aega, ma isegi ütlen, et paar kuud. Peab olema aega rahulikult paraneda, sest et tegemist on väga suure ja mahuka operatsiooniga ja ei tohi kiirustada taastumisega. Et kui on näiteks plaanis mingi sündmus, kus inimene tahab hea ja noorem välja näha, siis kindlasti ei tohi see sündmus olla kuu aega peale operatsiooni. Et võiks olla mingi 2-3 kuud minimaalselt. Sellepärast, et tuleb arvestada erinevate tüsistustega, haava paranemisprobleemidega ja nii edasi. Reeglina need kõik laabuvad ja paranemine toimub hästi, aga see võib lihtsalt aega võtta. Enne operatsiooni tuleb elada tervislikke eluviise ja kui inimene suitsetab, siis kindlasti see maha jätta.